kui hakati üles ehitama Eesti avalike raamatukogude võrku pärast seda, kui Eesti oli saavutanud iseseisvuse, tänapäeval vist nimetatakse neid rohkem rahvaraamatukogudeks, siis võeti eeskujuks Soome raamatukogundus, aga ühe erandiga. Mis puutus raamatukogude sisusse, siis seal lähtuti Saksamaast. Nimelt, Saksamaal erinevalt Soomest, kus eeldati anglo-ameerika mudelist lähtuvalt, et täiskasvanud inimene vastutab ise selle eest, mida ta loeb, ise teab, ise otsustab, keegi ei pea talle midagi soovitama ega õpetama, siis Saksamaal oli teisiti. Saksamaal tuli lugejat kaitsta halva kirjanduse eest. Halvaks kirjanduseks peeti sellist, mis ei ole kõlbeline, mis on halva maitsega ja veel üks asi, raamatud pidid lugejatele, raamatukogu lugejatele lihtsasti arusaadavad olema. Seepärast hakati ka Eestis koostama soovitava kirjanduse nimekirju. Kooliraamatukogu puhul oli see võib-olla isegi õigustatud. Kooliraamatukogudele soovitava kirjanduse komisjon hakkas koos käima 1922. aastal ja tõepoolest ju raamatukogu hoidjad ei pruukinud olla väga haritud, raamatukogundus oli tõesti alles algusajal ja mingit raamatukogu hoidjate kutseõpet ei olnud ja teistpidi, nii nagu praegugi, kui Eesti taasiseseisvus, siis ilmus ju tohutul hulgal kirjandust, rohkem kui praegu. Ja selles orienteerumine nõudis tõesti mingisuguseid teadmisi või haridust. Ja sama lugu oli ju 20. aastatel. Täiesti plahvatuslikult hakkas ilmuma igasuguseid kirjandusteoseid, millest raamatukogu hoidjal ehk oligi raske valikut teha. Aga neis kooliraamatukogude soovitatud nimekirjades leidis Tammsaare kohe oma kindla koha. Näeme siin, 3. kuni 4. klassini soovitati lugeda jutustust Meie rebane, 5. kuni 6. klass Vanad ja noored ja Poiss ja liblik. Keskkoolis oli alamastmele soovitatud Kõrboja peremees, Vanad ja noored, Poiss ja liblik ja ülemastmele Juudit, 2 paari ja 1 ainus ja kui õpilane oli keskkooli lõpetanud, siis ta oli juba terve Tõe ja õiguse läbi lugenud. Seega siis Tammsaare raamatud said omaseks ka neile lastele, kelle haridustee jäi poolikuks ja kes võib-olla hiljem üldse raamatuid ei lugenud. Mingi ettekujutus neil Tammsaarest ikkagi oli. Aga keskkooliõpilased tundsid juba Tammsaare kõiki olulisi romaane. Ja 1931. aastal hakkas siis koos käima komisjon, mis soovitas raamatuid ka avalikele raamatukogudele. Ja Tammsaare teostest olid seal Tõde ja õigus, Juudit, Vanad ja noored, 2 paari ja 1 ainus, Poiss ja liblik, Kõrboja peremees, Põrgupõhja uus vanapagan, Hiina ja hiinlane. Elu ja armastus. Neid raamatuid soovitati 3 kategoorias, esimeses järjekorras soovitatud raamatud, teises järjekorras soovitatud raamatud ja raamatud, mida ei soovitata üldse raamatukogudele. Kusjuures kõik Tammsaare teosed olid esimeses järjekorras soovitatud, välja arvatud Elu ja armastus, mis algul pandi teise järjekorda, seejärel viidi üle esimesse ja 1934. aastal haridusminister isiklikult keelas selle raamatu soovitamise üldse ära. Selline lugu oli. Nii. Ja mis on nüüd huvitav nendes soovitusnimekirjades, et vene õppekeelega koolidele hakati soovitama raamatuid 1938. aasta aprillis. Seesama soovituskomisjon neid valis. Ja veebruaris juba soovitas venekeelseid raamatuid vene vähemusrahvuste raamatukogudele ja vene õppekeelega koolidele. Aga 1940. aasta aprillis soovitati juba Eesti avalikele raamatukogudele 155 nimetust
venekeelsed raamatuid. Pange nüüd tähele, Eesti ei olnud aprillis veel okupeeritud. Ja nüüd on see, mis selgub ka hiljem, et mis juhtub raamatutega, see juhtub ka inimestega. Alguses tulid vene raamatud, pärast tulid venelased tagant järgi. 17. juunil ületas Vene sõjavägi Eesti piiri. Ja juba 20. juunil, see ei ole ime, et lisandus veel 117 vene raamatut. Aga nagu te kõik väga hästi teate, Eesti okupeeriti lõplikult 21. juunil ja raamatute kõrvaldamine algas juba kuu aega hiljem. Juba juulis hakkasid ilmuma üksikud käskkirjad raamatute kohta, mis tuleb hävitada, mis tuleb kõrvaldada, aga selgus, et niimoodi ikkagi väga kaugele ei jõua, tarvis on mingisugust tõhusamat mehhanismi raamatute hävitamiseks. Ja sellepärast kutsuti nüüd kokku jälle komisjon, aga seekord mitte raamatute soovitamiseks, vaid vastupidi raamatute kõrvaldamiseks. Komisjon tuli kokku 22. augustil, töötas ta Tallinna Keskraamatukogu kataloogide alusel ja neid keelatud raamatuid ilmus nende kohta koostati 5 nimekirja, neist 4 ilmus trükis ja edaspidi, pärast seda, kui moodustati juba trükiasjade peavalitsus, no see, mida nimetatakse glavlitiks 23. oktoobril, pärast seda juba enam neid avalikke nimekirja ei olnud, hakati salajaste käskkirjade alusel neid raamatukogudest kõrvaldama ja siis muidugi ka hävitama, need olid mõeldudki hävitamiseks. Nii, hävitati üle 92 000 raamatukogudest. Nii, ja milliseid raamatuid siis hävitati? Hävitati muidugi kõik see, mis puudutas ajalugu ja poliitikat, biograafiad, ilu- ja lastekirjandus, järgmises nimekirjas olid ajakirjad, albumid ja käsiraamatud, vaimulik kirjandus, poliitika, haridus, filosoofia ja viimases nimekirjas oli venekeelne kirjandus ja eestikeelsed lasteraamatud. Kas teil tekib nüüd küsimus, et mis pärast siis hävitati lasteraamatuid ja mis pärast hävitati usukirjandust? Aga see on ju päris selge. Need olid raamatud, mis andsid inimesele mingi turvatunde, mingi kindluse selles elus. See tuli ära kaotada, sest et inimene, kes on kartlik ja ebakindel, on väga palju paremini manipuleeritav. Ja enne veel, kui ma lähen nende ilmunud raamatute juurde, et kogu selle raamatute hävitamise eesmärk oli paigutada eestlased täiesti teise kultuuriruumi, geograafiliselt teise ruumi, katkestada meie sidemed Lääne-Euroopaga ja muuta meie ajalugu. Sest Eesti ajalugu teatavasti on ju väga läbi põimunud Saksa ajalooga. See tuli nüüd muuta ja siit peale hakkab nüüd see müüt eestlaste ja venelaste igavesest sõprusest ja muud taolist. Aga Nõukogude okupatsiooni esimesel aastal ka ilmus raamatuid ja põhiliselt jällegi vene keelest ilmunud tõlgitud raamatuid ja Tammsaarelt ilmus Tõde ja õigus, 1. ja 4. osa ja Põrgupõhja uus vanapagan. Samas need võisid ka olla ette valmistatud juba enne Eesti okupeerimist. Selle aja kohta nagu andmeid väga kindlalt täita ei või. Aga mis edasi juhtus? Edasi juhtus sõda. Ma unustasin öelda seda, et raamatute hävitamisele järgnes ju eestlaste küüditamine 14. juunil, nii et ikka jälle seesama lugu, et mis juhtub raamatutega, juhtub inimestega ka. Ja algas sõda ja sakslased jõudsid juba augustis Tallinna ja algas uus raamatute keelamine, aga täiesti teistel põhimõtetel. Neid Saksa okupatsiooni ajal ilmus 2 trükitud keelatud raamatute nimekirja ja väga palju käskkirju, aga need käskkirjad ei ole väga säilinud. Siin on nüüd see Saksa ja Vene süsteemi erinevus. Venelased olid nii lohakad, neid igasuguseid keelavaid käskkirju leiab igalt poolt arhiividest. Sakslased on enda omad päris korralikult ära korjanud. Nagu on selge, et hävitati raamatuid ka Saksa ajal, aga
põhimõtted olid samad, mis mujal Euroopas. Hävitati saksa vaenulikke teoseid, juudi autorite töid ja muidugi siis Eestis ka Nõukogude okupatsiooni ajal. Esimesel Nõukogude okupatsiooni ajal ilmunud raamatuid. Samas, Saksa okupatsiooni ajal, see on nüüd natuke pikk jutt, ma ütlen lühidalt, et taastati mingisugused Eesti Vabariigi aegsed institutsioonid ja väga paljud eestlased ikkagi pärast neid õudusi, mis olid kogetud esimesel Nõukogude aastal, tajusid seda nüüd nagu natukene vabanemisena. Igatahes Eesti Raamatukogu Hoidjate ühingu algatusel hakati Saksa okupatsiooni ajal uuesti välja andma neid raamatuid, mis Nõukogude ajal olid hävitatud. Anti välja näiteks Kivikase Nimed marmortahvlil, aga siis ka ilmus Kailitilt, ilmus Hindreilt, päris palju raamatuid ilmus. Saksa keelest raamatuid ei tõlgitud, sellepärast, et eeldati eestlased oskavad niikuinii saksa keelt, üks lasteraamat on saksa keelest tõlgitud ainult. Aga Tammsaaret ju ei hävitatud esimesel Nõukogude okupatsiooni aastal Tammsaare teoseid. Vot, see on huvitav, et ikkagi anti ka Saksa okupatsiooni ajal välja Tõde ja õigus ja Kõrboja peremees. Pärast sõda loomulikult raamatute hävitamine Nõukogude Eestis jätkus üsna samadel põhimõtetel, aga oma haripunkti saavutas see raamatute hävitamine 1949. aastal. Ja siin on jälle me näeme seda, see oli 1949. aasta märtsi algul ilmus käskkiri raamatute kõrvaldamise kohta, kohe ma räägin, milles see käskkiri seisnes, aga pange tähele, 25. märtsil ju oli eestlaste suur küüditamine, nii et enne hävitati eestlaste kirjandus ja siis eestlased ise ka, nii palju kui võimalik. Kirjandust ka muidugi päris kõik ei suudetud hävitada, aga enam ei olnud niimoodi, et hakati neid nüüd üksikute teoste või üksikute nimekirjade järgi hävitama. Käskkiri oli selline, et ma ei tea, siin see käskkirja ei olegi näha. Käskkiri oli selline, et raamatukogudest ja avalikest raamatukauplustest kuuluvad kõrvaldamisele kõik raamatud, mis on trükitud väljaspool NSV Liidu piire alates 1917. aastast. Muidugi see on absurdne, 1917 ei olnud veel mingit NSV Liitu, kui te olete ajalugu õppinud, siis te teate seda, aga sellega automaatselt kogu Eesti kirjandus oli äkki väliskirjandus, siis see oli trükitud väljaspool selle NSV Liidu piire. Ja tegemist oligi täiesti laushävitamisega, eks väliskirjandus, kõik võõrkeelne kirjandus raiuti Tallinnas Preesi tänava kirikus puruks ja Tartus hävitati Tartu Ülikooli raamatukogus, täpselt samuti raiuti neid raamatuid puruks, nii et väga palju neid eestikeelseid raamatuid enam järgi ei jäänud, aga raamaturiiulid jäid ju tühjaks, sinna tuli ju midagi asemele panna. Tühjad riiulid tuli täita raamatutega ja siis kui me enne kuulsime, et palju praegu raamatuid ilukirjandust aastas ilmub, Rein ütles, mis oli siis 100 raamatut ilmus möödunud, 100 romaani. Ja 3500 nimetust ilmub nüüd, 2023. No vat, aga esimesel Nõukogude okupatsiooni aastal see ei ole väga täpne statistika, aga enam-vähem niimoodi, et kõigi nende aastate jooksul, mõtelge 45–53, ilmus üldse 200, kas siis tähendab 200 romaani ja jutustust tõlgitud vene keelest või siis inglise keelest oli 6 raamatut tõlgitud, 2 raamatut prantsuse keelest, 1 raamat hispaania keelest, 1 saksa keelest. Ja umbes 80 olid siis Eesti autoritelt, aga need Eesti autorite tööd olid ka selles mõttes erinevad, neid oli õieti 3 liiki. Ühed olid nüüd see, mis on Eesti kirjanduse klassika. Tammsaarelt ilmus 4 raamatut, Vildelt 10, Tuglaselt 3, Ernst Peterson Särgavalt 2, Juhan Liivilt 2, Aadu Hindilt 2, Aadu Hindi ja Johannes Semperi panin ka siiski sinna positiivse poole peale. Eduard Bornhölt 2 ja Oskar Lutsult 4 raamatut.
seal sees on ka jutustused. Lasteraamatuid ilmus 39 Eesti autoritelt, aga need lasteraamatud olid ka 3 liiki. Ühed olid nagu päris raamatud, ütleme Kevade või minu esimesed triibulised, mida teiegi kõik teate. Siis oli seal hulgas veel sellist päris propagandistlikke noorsoojutustusi ja siis olid sellised täiesti titeraamatud, mingi Mesilane Sum-Sum või midagi taolist. Ja siis tekkisid sellised autorid, kes väga võimudele sobisid, kirjutasid Võimutruult, Hans Leberecht ja August Jakobson, Oswald Tooming, neid avaldati päris palju ja siis sellist puhast propagandaraamatut oli ka. Ja samal ajal, mis näitab Tammsaare kaalukust, Tammsaare teosed, mis ilmusid stalinismi ajal Eestis. See periood, mida me vaatlesime, on stalinismi aeg ja seal ilmusid siis valitud novellid ja miniatuurid 1945, 1946 Põrgupõhja uus vanapagan ja Tõde ja õigus esimene osa, 47 Tõde ja õigus teine osa, 48 Meie rebane, vanad ja noored, Tõde ja õigus 4. ja 5. osa, 49 Põrgupõhja uus vanapagan, valitud jutustused, 52 Tõde ja õigus esimene osa ja 53 Tõde ja õigus esimene osa. Tõde ja õigus esimene osa on vist üldse enim trükitud, mitte vist, vaid kindlasti kõige enam trükitud Tammsaare teoseid. Ja samal ajal ilmus Tammsaare teoseid ka väliseesti kirjastustelt. Väliseesti kirjastustes on samuti avaldatud Tõde ja õigus, kõik osad, Elu ja armastus ja Põrgupõhja uus vanapagan neil aastail. Aga mida me näeme? Me näeme, et tegelikult avaldati ju Tammsaare loomingust ainult kaunis tühine osa. Hiljem, juba siis, kui Stalin oli surnud, Stalin suri 1953 5. märtsil, järgnes mõni aasta hiljem, hakkas ühiskond natukene vabamaks muutuma ja sedamööda, kuidas ühiskond muutus vabaks, hakkas Tammsaare teoseid rohkem ilmuma. Kõrboja peremees ilmus 1958, Ma armastasin sakslast 1964, Elu ja armastus 1966 ja Juudit ja kuningal on külm näidenditeks alles 1968. Nii, mida me võime siis nüüd kõigest sellest jutust järeldada? Seda, et Tammsaare ühendas kõiki Eesti põlvkondi ja samal ajal ühendas ka nii väliseestlasi, neid eestlasi, kes olid Nõukogude Eestist pagenud, kui ka siia jäänud eestlasi. Mul jäi enne, ja küll ma natuke räägin pärast veel, mis ma unustasin rääkida, ikka ma unustan. Nii. Ja teine, mida me siis näeme, et Tõde ja õigus ning Põrgupõhja uus vanapagan olid kõikide okupatsioonide all õpilaste kohustuslik lugemisvara, loomulikult ka vabas Eestis. Ja seda, et Nõukogude okupatsiooni ajal avaldati Tammsaare teoseid valikuliselt, nii et see on ikkagi ka tsensuur. Ja üks asi veel, et kuna teised kirjanikud olid ju kõrvalt kadunud, hävitatud olid Kailiti romaanid, Kivikase romaanid, Hindre romaanid, Under oli keelatud kaua aega, Alveri avaldanud, tähendab, tegelikult jäigi meile lõpuks ju peaaegu et ainult Tammsaare, mis omakorda tugevdas seda Tammsaare mõju ju väga. Sest mis siis oli veel? Vildet avaldati väga palju, ja Vildel on väga ilus ja rikas, huvitav keel, aga tema temaatika jäi kindlasti noortele võõraks ja seda kasutati muidugi propagandistlikult Saksa vastaste meeleolude süvendamiseks. Nii et, ja siis natuke Tuglast oli väga vähe, Liivi oli vist paar raamatut ja nii et Tammsaare, Lutsult oli Kevad, aga Kevad on jällegi ikkagi rohkem lasteraamat. Nii et jäigi meile ainult sellel ajal Tammsaare, millest tuli kinni hoida.
Ma ei tea, nüüd ma võiksin küsimustele vastata, ma kindlasti unustasin palju asju rääkimata. Aitäh kuulamast! Aitäh, Piret Lotman. Tekkis kellelgi mingeid mõtteid, küsimusi, mis jäi selgusetuks? Jaa. Kas on mingit infot selle kohta, kas need Tammsaare teoste erinevad trükid ka kuidagi olid muudetud sõnastusega? Vot see on üks omaette uurimise asi. Seda ma praeguseks selleks ettekandeks teinud ei ole, aga ma ise olen mõelnud küll, et seda nõukogude ajal ilmunud Tammsaare teoseid tuleb selle pilguga veel vaadata. Võib-olla keegi on seda teinud, ma ei tea, mina ei ole. Võib-olla Värgamäe muuseumist teadur Siiri oskab sellele küsimusele vastata, et kas nõukogude on ilmunud Tammsaare on natukene teisega kui varasematel? Ei oska öelda, aga mõned sõnad kindlasti vist on ära kaotatud, mis ei olnud sobilikud. Jah, see on üks täiesti omaette teema. Minu meelest on olnud ka mingi ettekanne kunagi selle Tallinna konverentsil. Jah, ma sõitsin nüüd kirjandusteadlaste maale sisse, tegelikult ma olen ajaloolane. Mulle endale tundub, see on puhtalt oletus ja julgesti mind palun korrigeerige, aga lihtsalt kuna need usuteemalised asjad hävitati, et võib-olla see, miks Tammsaare vastupidas oligi see, et tal ei olnud sellist Jumala ja Piibli ülistamist, vaid oli seal ka sellist kriitikat selle asja suhtes ja sealt ta võib-olla pääses sealt sellest sõelast läbi. Ja ma arvan küll, et seal on ju päris palju tegelikult sellist kriitilist hoiakut, eriti Indreku puhul, eks, ja see võis ka olla jälle üks asi, mis seda tema raamatute avaldamist toetas. Ma ütlen ise, Margaret Gustav, see on väga lihtne küsimus. Kes sai üldse nendest tiraasidest, sest Tammsaare avaldab ikkagi ju 10 000. See võis olla tiraas võib-olla 30 või 70 000. Muusikat ma võin öelda, et näiteks Veera Lemsili, see on vabandust, see on repliik, akordid, helisedelid noortele pianistidele, teate, kui oli 60 000. Igal teisel inimesel oli klaar. Aga nüüd Tammsaare tuli ju 40 000 ja kõik pistedest raamatuteks on saanud ja kas meil on ka tekkinud olukord, et kuskile visata ära või mis nendest üldse on mingi andmed selle kohta? Ma arvan praegu küll, jah, kui raamatukogus ma kartan päris palju leida Tammsaare teoseid, aga ta loeti lihtsalt ära, miks ta muidu nii palju kordustrükkides andis, sest näiteks kes siis nüüd Tõde ja õiguse esimest osa hääletas, keegi ei ole hääletanud. Lihtsalt loeti ära, nii nagu on kogu see Eesti vanemas kirjandusloos, kõik need varasemad katekismused on ju palju kadunud ja lauluraamatuid, lihtsalt nad kasutati ära. Tammsaarega võis olla sama lugu. Umbes nagu Piibliga, et lihtsalt lappad ja siis ühel hetkel ei jää sellest leheküljest suurt midagi järele. Jah. Selline mõte seoses Tammsaarega, kuna mina Tammsaaret väga armastan, ma armastan väga ka vene kirjandust. Ja mis on vene kirjanduses, on seal väga palju minnakse hinge ja räägitakse hingest ja Tammsaare tegelikult Eesti kirjanikest, puhtalt minu subjektiivne arvamus, oskab nii hästi inimhinge minna, et võib-olla see on ka see, et ta võib-olla ei räägi nii palju poliitikast ja kõigest sellest, kui ta räägib hingest. Muide, see on väga hea tähelepanek. Mõtelge, mida luges Tammsaare, kui Tammsaare käis koolis. Tammsaare käis ju venestamist ajal koolis. Tema oli vene klassikaga väga hästi kodus. Ja nii või teisiti need raamatud, mida me noorena loeme, need meid ikkagi mõjutavad. Ja seda ma olen ise ka enne ka mõistnud. Muidugi ja teiseks Tammsaarel tõesti, tal ei olnud see, miks teda Saksa ajal avaldati. Tões ja õiguses on palju sellist maalähedast kodust, just see, mis oli ka Saksa ideaal. See kuidagi haakus hästi. Aga jah, see oli väga hea küsimus praegu. Suur aitäh, Piret Lotman! Rein tahtis küsida või? Kirjutatud ju Karja-Härm ja kes see teine oli, kultuurigenotsiid Eestis, üks kogumik on raamat. See oli väga oluline tähelepanek, ma jätsin seal praegu kõrva taha, et raamatute hävitamisele eelnes või järgnes kohe ka inimeste hävitamine. Järgnes.
raamatutega enne ja pärast raamatud inimestega. enne, ühesõnaga vaim enne ja lõpus keha kohe kiiresti järele. Just, jah, nii et neid märke tasus järgi. jah, et seal oli üks dokument, kellegi allkiri oli seal peal. Me vist jätame delikaatselt ütlemata, kes need komisjonid olid, kes välja valisid hävitavalt, kuhu Me kuulusid. täna jätame nad ütlemata. Jah, ma arvan, et jätame ütlemata, kuna siin nii mõnigi väärikas nimi oli. Jah, ongi. Oli täiesti eesti kirjanik. Aga mismoodi see füüsiliselt Tartus, eks ole, see Aliise Habermann füüsiliselt, kuidas see hävitamine siis aset leidis? No kirvega raiuti puruks. Kirvega löödi. Selline käskkiri oli selline, et kui on väikeses koguses raamatuid, siis neid võib põletada. Kui on suures koguses, tuleb kirvega puruks raiuda. Ja viimane küsimus, kuidas meil see herifond tekkis siis nüüd, et meil siiski säilisid eksemplarid ja me kirjandusmuuseum, Pukso muidugi päästis palju. See oli ju Nõukogude süsteem, et teadusliku uurimise otstarbel võib raamatuid säilitada, siis suleti suur osa kirjandusest erifondi, mis vähemalt tagas nende säilimise. Just. Olgugi, et nad olid sellest kultuurikaanonist väljas juba. Aitäh veel kord!